No tšau! Teate, ma tean, et osad nautisid väga mu vaniljejäätist, aga ma kuulsin, et tahaks ka midagi ilma munata. Seekord ma teen midagi ilma munata, ilma vahukooreta ja täiesti taimset. Ehk siis ma teen naiskreemi. Ma ei oska seda kuidagi nimetada, see on banaanijäätis ühesõnaga, et kogu selle kreemilisuse annab sinna banaan, aga enne kui me üldse alustame, siis ma teen selle jaoks ühe põhja. Põhja jaoks ma võtan siis endale kaerapiima. Ja kaerapiimale ma lisan siis ka 3 tatlit. Et tatlid ma panen siis siia magustamise jaoks ja siis ma panen kaane peale. Ja nagu te näete, mul on täna blender natuke teistsugune. Ma lihtsalt võtsin siit selle ümbris ära, kuna ma pärast hakkan twister kannu kasutama. Et nüüd ma lihtsalt purustan teda täisvõimsusel. Nii, ja nüüdseks on meil mandlid ilusti purustatud. Siis ma võtan kaane pealt ära. Nii mõnusalt magus kreemine. Nii, siis ma lisan siia banaanid. Banaanid on mul juba sügav külmutatud ja ma soovitan sul ka banaane sügav külmutada, sellepärast et teistmoodi sa naiskreemi teha ei saa. Muidu ta jääb lihtsalt liiga paks või liiga vedel, tähendab mitte paks. Siis ma panen siia Artemise vibu smuutisegu, aga sa võid suvel tegelikult kasutada ükskõik milliseid marju sa saad. Et oluline on see, et sa lihtsalt kasutad külmutatud marju, sellepärast et muidu sul siit midagi välja ei tule, on ju. Kui need on pandud, siis ma vahetan kaane ära, ma panen twister kannu, mis aitab mul siis pöörata ja segada samal ajal. Nii, gaas peale ja nüüd paneme siis jäätise programmile ja siis segame. Nii, ja nüüd on meil jäätis mõnusalt purustatud. Siis ma võtan endale ühe kookoskausi. Sa võid muidugi ükskõik, kus teda nii-öelda serveerida, aga keraamilised kausid lähevad kole soojaks, nii et eriti praeguse temperatuuriga, nii et eelista pigem siis midagi kas ise külmutada või jahutada ja nüüd sa näed, kui paks ta on. Muidugi siukse temperatuuriga võib ta alati ka kiiresti sulama minna, aga kui sa nüüd tunned, et võib-olla sinu jaoks on ikka liiga vedel, siis järgmine kord võid lihtsalt natukene vähem panna vedelikku, ehk siis nagu meie panime täna seda kaerapiima, siis ma, sa näed, kui paks ta on. Nii mõnus. Kaunistame ka teda natukene. Panen siia natukene vaarikaid ja natuke mustikaid. No tegelikult see, mis sa siia peale paned, see on sinu enda teha. Et sa võid siia panna ükskõik mis marju sisse, ükskõik mis asju peale. Peaasi, et sulle maitseb. Kõige olulisem alati, mis te endale teha saada, on see, et naudi oma toitu, mis sa sööd. Nüüd ei ole ju mõtet seda üldse süüa. Siis panen paar mandlit siia veel peale. Mandleid sa võid purustada, sa võid üldse panna siia kookoslaaste, mis iganes. Ja kui ma üritasin kookoslaaste nüüd poest otsida, millegipärast kõikides poodides oli otsas, siis ma võtsin lihtsalt mandlid. No ja natuke rohelist ka. Natuke värsket piparmünti siia veel peale. No,
no näed sa. Ja nii lihtne see jäätis ongi. Külmutad banaani ära ja minimaalselt 4 tundi võiks sul külmkapis olla sügavkülmas. Ja siis saad jäist maiust nautida. Et mis ma muud öelda oskan, kui oh my god, kui on. Okei. Mina söön jäätist edasi. Mine tee endale ka, on ju? Davaiks. Tšau!